oma kaamerate ja mikrofonidega Lõuna-Eestisse, täpsemalt Tartusse, fitnessklubisse ja seda väga lihtsal põhjusel, et teha sisse järjekordne käeraua osa sinu küljes trennis. Ja kelle muuga me siin Tartus seda võikski teha, kui mitte Imre Vähiga, ehk kulturismimaailmas tuntud kui Vend Vähk. No tere, mis sina siin teed? Anna mulle käppa ka. No nii. Mul on ranne ja jäme läinud. No tervitus. See on meeletu tempo, millega sa alustad oma trenni. Et räägi kokkulepitud ajaks, ma usun, me väga hiljaks ei jäänud täna. Ei, väga hiljaks ei jäänud, et oligi paras aeg. Ma tegin kerge sissejuhatuse ära. Ma lootsin siia kõrvalsaali tegelikult jooksma minna. Aga vahepeal on siin tunnid, vahepeal ei ole, et jooksmine on tegelikult selline võib-olla kõige parem variant, et vastupidavust on vaja, kui arvestada, et on mõtted võib-olla ka vaikselt kaugel ulatuvad suurvõistlustel, siis seal ilma vastupidavuseta ei ole väga. No räägime siis juba, kui sa viisid jutu suurvõistlustele, räägime ka selle, millised selle aasta hooaja plaanid on. Sügishooaeg on kohe hakkamas. Vähem kui 3 nädala pärast toimuvad Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis. No see on tõenäoliselt sinu avastart sel sügishooajal. Kindlasti see on avastart ja ega sinna mütsiga lööma ei lähe, sellepärast et ega konkurendid ka ei maga ja mõni mees on juba sellel hooajal võistelnud. Klassikas näiteks Jüri ja ikkagi minnakse kohale parima vormiga ja kindlasti püüan teha veel parema vormi kui eelmine hooaeg. No Imre, tegelikult ei saa sind kunagi, mina vähemalt viimased 5 hooaega ei mäleta küll, et ma oleks saanud sind süüdistada selle eest, et kehva vormiga oleksid kohal olnud. Et tavaliselt su vorm on tegelikult olnud alati üks kui mitte kõige teravam alati. Minu vormi dikteerib ju tegelikult võistluskaal ja ega kui mul seda klassikalist kulturismi ei oleks, neid kindlaid kaalunumbreid, mida ma siin ajan alla 80-sse, et oleme ausad, ega väga ei viitsiks küll nii hullu panna, et kui vaatad, et 82-83 kiloselt on vorm on selline lopsakas, võimas ja ka terav ja sa pead sellest veel vähemalt 3 kilo alla saama, et vahepeal on küll selline veremaitse suus, aga ei ole varianti, et just. Kohe küsingi, et mis sunnib sind seda jälle läbi tegema? Palju sul on võistlusi selja taga kulturismis? Ma arvutasin kokku mingi paar päeva tagasi. Sellel hooajal oleks Eesti meistrivõistlused 48. Kui peaks Põhjamaade meistrivõistlustele pääsema, siis 49. Ja kui peaks olema nii, et ma lähen ka MM-ile selle hooaja viimasele võistlusele, oleks 50, see oleks juubeliüritus, et eks sellised mõtted on vaikselt peas. Aga ikka samm korraga, et vaatame kõige enne, mis see Eesti meistrivõistluste vorm lubab ja siis edasi. Võistluste arvust, et tegelikult iga kord midagi jälle õpib. Eriti suurvõistluste, et eks see ole selline spordiala, et on vanade meeste ala. Teinekord on mõni noorem sportlane, kes on küll vormilt, näed, et on 2 korda parem, aga ta ei suuda lihtsalt lõpuni välja mängida. Nagu ma olen toonud näite eelmise aasta maailmameistrivõistlustest, kus esimeses ringis oli kindlasti esimese väljakutse ajal oli neid mehi küll ja küll, kes oleks must paremini võistelnud ja saanud poseerimises paremad tulemused, aga kuna poseerimisi oli 8 ringi, siis peale esimest ringi olid mu konkurendid läbi omadega. 2,5 külje peal oli näha, vennad olid üsna kurnatud, hingeldasid ainult, nad olid audis. Aga minul on just vastupidi, kogu see treening on üles ehitatud järjest suurema koormuse peale, järjest intensiivsema peale ja just sellised järjestikused väljakutsed on just vesi minu veskile. See riietus, mis mul siin all on, et see on täna võrdlemisi tagasihoidlik, et ma käin nädala sees ka oma töökoha jõusaalis, sõjakooli jõusaalis, seal ma maadlussaalis jooksen ringe, seal on mul soe pesu all, sõjaväe soe pesu, kiledress, soe müts, jooksen seal oma ringe ajaliselt umbes 20 minutit, 30 minutit ja ma arvan kilometraaži ka mingi 4-5 kilomeetrit sissejuhatuseks. Et see vastupidavusala on oluline ja mis ma ise olen märganud, et järjest rohkem peab pingutama seda koormust vaikselt juurde keerama, sest keha harjub ära mingite kindlate distantsidega, mingite kindlate kiirustega, et neid kiiruseid peab kogu aeg reguleerima. Siin ma praegu täna võtsin eesmärgiks teha 300 kilokalorit, mis see aparaat näitab sissejuhatuseks lihtsalt selline. Palju praegu on siit? Ongi 353, et ma siin hakkan siin
otsasid kokku tõmbama. Nii, aga lähme siis edasi, räägime, mis sa siis siin tegema hakkad, kuidas see süsteem sul üldse välja näeb. Ja räägi natuke, valgustagi seda, praegu võistlused tulemas, täna, kas sul on mingisugune, räägi, mida sa täna üldse plaanid teha, siis hakkame nii pihta. Ma olen viimased 3-4 aastat olen läinud sellise süsteemi peale, kus ma treenin läbi intensiivselt kõik lihasgrupid. Loomulikult, nagu ma siin eile vaatasin, üks meie noorsportlastest tuleviku lootustest tegi ainult õlapäeva, kus ta tegi õlga rohkem võib-olla, kui ma viimase poole aasta jooksul olen teinud, et paraku praegu on see aeg juba möödas, kus hakata massi tegema, et massikava järgi võistlusteks ei valmistu. See tähendab praegu seda, et televaataja paremini aru saaks, sa teed ühe trenni jooksul läbi terve keha, eks ole ju? Ühe trenni jooksul, mitte nädala jooksul, aga ühe trenni jooksul. Ühe trenni jooksul ja see on mul tänane teine trenn juba, sest täna hommikul ma andsin ühe bodypumpi, mis on samamoodi intensiivne trenn, kõik lihasgrupid ainult, et väikeste raskustega. Ja siin... Olgu nii palju lisatud, kell on praegu, kui me alustasime võtet 10:15 hommikul. Hommikul 7:30 oli esimene pump ja täna õhtul on veel kella 8 on teine pump. See on enne sauna, et saun tuleb ka veel kindlasti. Põhimõtteliselt 3 korda teed sa täna oma keha läbi. Kui mul on energiat ja tuleb järsku hoog peale, et ma kõik oma energiaressursid nagu kasutan saali, et kui ma tunnen, et päeva teises pooles kella 4-5 ajal on mul veel kusagil powerit, siis ma lähen veel kindlasti jooksma maadlussaali, et teen seal mingi pikema ringi ja õhtul isegi kui ma olen täiesti läbi omadega, ma pean selle tunni andma, et selles suhtes on bodypumpi juhendamine väga hea variant, et see on äärmus, et kui võib-olla mõni sportlane tunneb, et täna ma teen pausi, ma puhkan, siis tegelikult see ei ole vabandus, et sa pead tegema lõpuni ja see pilt, mis peeglist avaneb, räägib ise enda eest, et siiski need kaalunumbrid vaikselt kukuvad ja siin on vaja suuremat koormust. Kuule, aga hakkame siis kuskilt juba minema, muidu sa jahtud juba maha otsast. Esimene asi on sul, mis sa teed? Esimese asjana ma teen jalgu. Ma teen jalgu, aga... Jalad, ma võin öelda ka, on sinu viimase, ongi 4-5 aasta jooksul on muutunud sinu üheks firmamärgiks, üheks trumbiks isegi võiks öelda. Ja kindlasti ja ma arvan, et üheks olulisemaks pöördepunktiks saigi 2007. aasta bodypumpi treeneri litsentsi tegemine. Sest kui statistiliselt vaadata, kui enne 2007. aastat need suurvõistluste tulemused olid suhteliselt tagasihoidlikud ja videoanalüüsi teha fotode järgi vaadata, siis see vorm ei olnud lõplikult viimistletud. Aga niipea, kui ma selle pumpi ette võtsin, siis põhimõtteliselt sellest hetkest alates on ka olnud kõik suurvõistlused finaalkohad 6 parema seas. Et mingi loogika selles on, et... Siit ka võib-olla soovitus neile, kes tõesti on peata ja vaatavad, et asi ei lähe edasi, et see võiks olla lahendus ka neile, miks mitte? Jaa, loomulikult, aga eks te töö käigus vaatate, kui intensiivne see töö reaalselt on, et ma praegu veel tunnen ennast suhteliselt vaba ja kergena, et treeni lõpuks kindlasti on vaikselt, võib-olla jään vaikseks ära, et... Ma tahtsin ise lisada ka siia, et sa räägid tõenäoliselt rohkem, väga vähe on neid häid sportlasi, kes teevad, ütleme siis intervjueerija ameti nii palju lihtsaks, et väga küsima ei peagi, juttu tuleb rohkem, kui see lindi peale mahub, et kui tavaliselt võistlejad liiguvad, kui varjud vaatajad enne võistlusi, siis vähem kui 3 nädalt enne võistlusi oled sa siiani ikkagi energiline ja jutukas, ma ei näe nagu praegu küll seda väsimuse märki veel kuskil. Ei, kindlasti praegu ei ole, aga viimane nädal on ilmselt see aeg, kui ma olen nagu tõesti vaiksed ja siis kõik imestavad, et vend vähk on jõle vaikne, mis toimub, et aga lihtsalt selleks hetkeks on nagu kumm tühi. See praeguse seisuga ma peaksin kaotama veel kuskil 3 kilo 3 nädalaga. Ma loodan tänase päeva lõpuks saada selle vahe umbes mingi 1,5 kilo peale. Aga see 1,5 kilo, mis viimasena tuleb, et see läheb karmiks ära, et seal ei ole varianti ja enne suurvõistlusi siis on nagu päris kellad, et ei ole seal süüa ja pead ennast sundima, et mingi hetk sa teed nagu rõõmuga ja mõnuga, aga mingi hetk on kindlasti juba lõpus, kus sa sunnid ennast tagant, ja sa tead, et isegi lähedased tuttavad võib-olla pigem pakuvad sulle abi kätte, et äkki sa tahad süüa või mis on tegelikult väga vale lähenemine, et siinkohal jah, pead ise endale tegema väga selged piirid panema paika ja muidugi minu puhul on kaal.
söögi alla, söögi peale, hommikul, õhtul, lõuna ajal, kaal on kogu aeg silmade ees. Midagi kuskilt poolt toimub, mingisugune nihe on, 200-300 grammi kiirelt analüüsid, mis toimub, mida ma saan teha paremini, sellepärast et viimasel nädalal, kui kaal järsku tõuseb siin 2 kilo viimase nädalaga, siis see on juba väga karm, et pigem ajastada nii, et jääb viimaseks nädalaks 1 kilo. Ja siis seda... Aga Imre, lähme siis hakkame kuskilt otsast pihta, et ma ütlengi, sa jahtud muidu maha. Jaa, mul oli plaan hakata tegema jala reie pealmist ja reie tagaosa, et reie 4 pealihas läbi treenida, reie tagaosa kindlasti, tuharosa. Kas sa teed siin veel? Okei, ma panen masina peale ja ega siin midagi hakkame tuld andma, et... Ja minu puhul siis... Räägi nüüd siirete korduste arvus ka, enne kui tõesti lahmima hakkad, ma tulen siia poole. Korduste arv on täiesti seinast seina, et mida tähendab... Kohe sinna põhja või? Jaa, selle masina puhul küll, et mul on siin oma taktika välja kujunenud. Ja ega ta väga raske ei ole ja selle teadmisega ma kindlasti hakkan selle raskusega mängima. Sujuv liigutus, ma ei lase seda alla, selline intensiivne töö ja seda ma teen iga päev, tõesti iga päev. Sellepärast, et kui te võistlustel ka vaatate, siis ma oma jalgade pärast ei tunne muret. Jalg on kogu aeg sellises mõnusas pinges, et see pingutuse moment ei ole teab mis märkimisväärne. Nii, nüüd tuleb üks oluline liigutus. Poole kergemaks praktiliselt, jah? Aga ma hakkan nüüd tegema nii-öelda maratoni. Ühele jalale ja hakkan jalgu vahetama. See nüüd kindlasti on osadele midagi uut. Mis on selle liigutuse point? Siin mängib see jalg võib-olla natukene teiste nurkade alt ja reie sisekülg, reie väliskülg kindlasti mängib natukene teistmoodi. Osade masinatega sõjakoolis on see masin natukene teise nurga all. Kindlasti võimalusel ma vahetan masinaid ja püüan erinevate nurkade all siis seda. Aga loed sa siin lihtsalt kordusi kaasa või teed lihtsalt kuni väsimuseni? Ma saan aru, et enam-vähem nii tunned ära, jalg väsis ära, vahetad teisega kuni, aga kus maale see siis toimub, kuni see enam ei jõua nüüd päris üldse seda liigutada või ikka vaatad, et lihtsalt kordused on juba nii madalad, et lõpetad ära? Praegu on see, et ma ei lasegi enda kummi nii tühjaks, et ma enam edasi ei jõua liigutada, sest minul harjutuste vahel pausi ei ole. Tuleb kohe... Üks seeria, põhimõtteliselt see kogu trenn on sul üks pikk seeria, kus on nii, et ühe asja pealt teise peale, või? Jala puhul küll jah, et jalg, pealmine, reie tagaosa, säär, need tulevad järjest, ilma pausideta. Et sääre puhul ka nüüd on neid spekulatsioone palju olnud, et kuidas saaks säärt jämedamaks. Ma ausalt öeldes ei ole väga huvitatudki, et säärt hakata eraldi kasvatama, kui võiks natukene võib-olla just ülakeha raami tugevdada, et meie selle klassikalise kulturismi eripäraks on siis ka kindlasti proportsioonid, et meie spordiala puhul ei ole siis need suured ümbermõõdud võib-olla nii oluliselt, kuivõrd kogu see keha kompaktsus. Ja kui ma pildi pealt vaatan, reie tagaosa, säär, mis mul on selja tagant, tuharosa, et kui nad on nagu ilusti balansis, siis ma ei näegi mingisugust erilist vajadust võtta ette mingi suur projekt, hakata säärt veel võimsamaks pumpama. Pealegi selle sääre kohta on ju ka öeldud, et kellel ta ikka Jumala poolt antud on, sellel on ta suur ja mida mina saan omalt pealt teha on selles vanuses ka juba, on seda sääre osa lihtsalt reljeefsemaks, et ta oleks balansis selle reie tagaosa ja tuharosaga. Nii, natukene veel. Päris ma ei jõuagi, neid kordusi on tõenäoliselt mõttetu isegi kokku lugeda, neid on siin päris palju, siin on 100 kordus küll. Muusikat ja annan minna, aga samas töö käib täiega. Nii, aga mul on nüüd soojendused tehtud, ma võtan need soojendus. Püksid pealt ära. No nii. Mul on siin all veel ühed püksid, et jäime juttu ajama. See soojendustöö osa tavaliselt on mul natukene pikemas kostüümis. Ja no aga siin saab veel vaadata ka, mis selle jalaga selle harjutuse ajal toimub täpsemalt. Nii ta tuleb vaikselt.
et siit on siis ka näha see lihase töö ja teinekord siis tasubki võtta see püksisäär üles ja vaadata reaalselt, mis nagu toimub. Et see ka kindlasti motiveerib, et sa tunned, et sa ei tee seda tööd niisama tühja. Nii. Kindlasti viimased 2 nädalat siis see pilt läheb siin ka järjest teravamaks minema. Ja see muidugi annab seda indu juurde, et nii. Nüüd on juba tunda, et jalg hakkab väsima. Aga siin ongi see teema, et body pumpis on ka ju tegelikult kükid on 5 minutit järjest, väljaasted on 5 minutit järjest. Et see vastupidavuse osa on siin natukene teistmoodi. Okei, see osa sai nüüd läbi. Kas see... Pausi ei ole. Aha, nüüd sa paned tagaosa. Kohe reie tagaosa. Ja jällegi need minu leivanumbrid, reie tagaosa, tuhar osa. Et need ilusti tööst. Muidugi tuhar saab maksimaalse koormuse ikkagi pumpis väljaastetega. Nii. Siin sa alustad 2 jalaga ja ma saan aru, pärast lähed ka üle 1 jala peale, või? 1 jalaga. Et siin läheb see keha, kui ta nii pikalt välja sirutatud. Ta läheb sellest balansist välja, et siin ma pean hoidma võrdlemisi tsentrumis ennast. Nii. Vahepeal ma teen peale väljaasteid mingisuguseid suuremaid venitusi, aga vahepeal mitte. Väljaastete puhul ainult nüüd korraks reie tagaosa, tuharosa ka kergelt. Nii, väga head venitused. Läheme uuesti. Nii, raskus jääb samaks ja lihtsalt jälle... Ja, samast kohast edasi. Lihtsalt selle intensiivsuse peale mängida. Et loomulikult, kui on võistlusväline aeg, siis on raskused teised ja intensiivsus on märgatavalt aeglasem. Nii, natukene. Ja jälle puhkame. Natukene korraks. Väike venitus. Kui palju sa neid venitusi, ütleme, sa teed praegu selle vahel, ma näen ilusti, aga kas selle lõppu ka mingi pikem venitus? Kui suur osadestus venitust üldse on sinu treeningul? Venitustega on nii, et võimalusel peale jõusaali ikka teen, aga kindlasti pikemad, suuremad venitused on peale body pump. Hommikul oli mul sügav venitus. Jõhtuna ka pump, et kindlasti enne sauna tuleb venitus, aga ei midagi. Paneme juurde ja... Ei, siit ma võtan just vähemaks, aga tempot tuleb hoida. Siin ongi see moment, kus väga paljudele televaatajatele ütleks, et telefoni selle väikse asja võiks jätta riideruumi. Kui tahad intensiivset trenni, head tulemus, siis telefoniga ei ole paraku midagi teha. Telefon on segaja, väga tugev segaja ja ta segab ka neid, kes tahavad kõrval intensiivselt treenida, eks ole? Okei, ma teen veel korraks venitust ja 1 seeria veel. Põhimõtteliselt jala peale kulub umbes 10 minutit ja siis läheb kohe säär, et ei pea jalga tegema mingi... Kas jalale, ma mõtlen, et ütleme, sa peale sirutuse, no jah, sa ütlesid, sa teed ju neid käärkükke, niisuguse poolkükke sa teed ju pambis, eks ole, sellepärast neid siine sa ei tee. Jaa, pambis on laias arkseisus, on kükid, on kitsad kükid, väljaasted, et seal on päris... Ma seda täpsustan lihtsalt sellepärast, et ei tekiks muljet, et täitsa lõped, vend teeb nagu ainult säärte sirutusi ette ja jalakõverdusi ja jalg on hea missugune, eks ole. Et ikkagi tegelikult selline, ütleme, mitte suure raskusega kükk, aga need baasharjutuskükina, nii käärkükk, lai kükk või tavaline käib sul läbi? Jah, kõik kükid käivad läbi, et mida ma väldin on ülisuurte raskustega kükk. Need ma olen kogu aeg vältinud, kunagi me tegime ju sinuga koos jõutõstmist. Nii ta on, jah. Ja seal sai mindud kohale küll ainult lihtsalt võistlustele, et kükkide puhul mul endal on tekkinud selline hirm, et ma oma põlved ära lõhun. Kui ma alustasin jõusaaliga, siis nii, lähme juba siia poole, ma teen vaikselt hakkan sääre. Ja, just sina tee oma asja, meil on nii segame sul trennidena, aga midagi teha üle. Põhimõtteliselt seal nagu sai mul ka
elu suurimate raskustega kükke tehtud, et see küki nagu maksimum kindlasti inimesi huvitab, mis sa kas või noorena kunagi tegid, et on sul meeles ka nagu, mis see küki mark oli? Surumist ma mäletan, kusjuures sa käisid, see oli Puhjas, olid veel ühed võistlused, ma mäletan, siis sa surusid Eesti noorte vist rekordiks või juunioride kas 135 või mingid siuksed või 140 või mingid siuksed numbrid. Oli ta jah, 97-96 aastal ma tegin järjest absoluutseid Eesti juunioride rekordeid nagu kõikides kaaludes, sest täpsustan ühe asja, et suruti ilma spetsiaalvarustuseta. Nii et tegelikult see on päris arvestatav raskus. Ma ei mäleta, kas oli siis veel plaks või oli ta lihtsalt selle alla laskmine, hetk seisatus ja üles. Ma ei mäleta, kas see kord oli muud. Läks teinekord päris pikale, kui kohtunikud ei olnud kindlad, eriti rekordi surumise ajal. Et seda lasti mõnuga hoida. Eriti hea oli, kui mõni vana jõuduste veteran oli, kes võttis seda katset vastu ja natukenegi, paratamatult, ega siis aeg teeb oma töö ja kui kangi pidid seisma, üles tohtisid suruda siis, kui tegid plaksu, kohtunik tegi plaksu. No võite ette kujutada, et kõigil ei tule ju see ühel ajal see plaks, nii et kui seal ikka... ja ma olin seal 140 all rõõmsalt, et... Selliseid asju tuleb ette. No tänapäeval on läinud see asi teistmoodi natukene, et fikseerib ja pärast hinnatakse, kas nagu loeb või loe, aga siis oli jah plaksuga oli, ma mäletan ka seda. Aeg on teinud kindlasti oma korrektuurid ja nüüd enam see 140, 130, et selliseid surujaid ma näen isegi siin, noored isegi 17, 18 teevad suuremate raskustega, aga sellel ajal lihtsalt olid need numbrid sellised ja minul endal ei olnud ka nagu sellel ajal motivatsiooni, et lagi on nagu käes, et ma olen äss, et tollel ajal mehed 160 oli juba lagi, et Nurmine vist oli Eesti absoluutne ja mark, seal oli erinevates kattides oligi 150, 160, kes surusid, need olid väga kõvad surujad, ma mäletan isegi seda. Ja kui sa näed, et mehed ees on nagu selliste numbritega ja sul on juba 100, isegi sai seal võistlusväliselt sai veel enne sõjaväge 150 ära surutud, vaatad 10 kilo veel ja ongi juba Eesti meeste rekordi kordused. Et see ei olnud nagu kahjuks, selline asi ei motiveeri, et sellepärast ongi Eestis vaja konkurentsi ja ma arvan, et need praegused jõutõstjate tulemused, et need on ka tingitud sellest, et on tekkinud suur konkurents ja loomulikult interneti vahendusel ka on need numbrid kõigile kätte saadavad. Sellel ajal interneti ei olnud veel 97, ma vist esimest korda elus läksin internetti, et ma ei teadnud, mis see on. Nii, säär sai juba kätte ja nüüd sa võtad raskust lisa, jah? Ma võtan ühe mingisuguse paranka pihku ja ma teen siin nüüd selle kõhulihase masina juures. Teen natukene sügavamalt. Aga vahepeal ma teen pingiga, vahel ma teen kangiga sääre osa. Aga selline liigutus on nagu kõige selline võib-olla universaalsem, et oluline jalga põlvest enam-vähem sirgena hoida, et ei hakkaks ta põlvest vedrutama. Ja nii see töö käib. Teinekord siis teen niimoodi, et panen kas varbad kokkupoole või lahku, et seda säärt natukene põhjalikumalt teha. Säärel on ka ju neid erinevaid nurkasid, kus saab mängida. Nii, säärele saab asi läbi, siis me läheme edasi ja hakkame tegema. Ülakeha hakkab pärast siis alakeha, et alakehale ma arvangi, et ma jätan praegu siia jällegi. Võib-olla tekib osadele selline mulje, et mis kurat, mana ei teinudki 10 minutit ainult ja ma vaatan, sul on siin pildid seinte peal, see ongi vist see inspiratsiooni allikas, et kui sa näed, et kuskilt mingit lihaskiudu veel väljas ei ole, siis sa tuled siia ja sellepärast sa nii triibuline oledki, et sul on need pildid kogu aeg silme ees, milline nagu inimese anatoomiline kuju olema peaks ilma rasvata. Neid anatoomilisi pilte olen tegelikult vaadanud ja vahel jääd nagu mõtlema, et kes olid need modellid Vana-Kreeka ajal, Vana-Roomas. Nad olid sportlased kindlasti, aga osade puhul on ilmselt selgelt liialdatud. Ei saa olla, et meest vaatad kas või seda sama jurakat, tema pea on niivõrd pisikene. Ühe keha sisse mahub 10 pead, kui sellist vormi vaadata. Aga samas mine sa tea, et Vana-Kreekas tehti väga, ma arvan, oluliselt rohkem sporti kui tänapäeval, et võib-olla oli mingisuguseid imemehi. Aga kahjuks me ei saa seda vist enam kunagi teada. Ülakeha alustame kindlasti seljaga. Suure lihasgrupid suuruse järjekorras, kõige ennem siis selg, siis rind, siis juba väiksemad lihasgrupid, vastavalt võimalustele, vastavalt sellele töökäigule, et võimalused on siis sõltuvad sellest, kui palju on saalis rahvast. Teinekord on vaadata, et saalis on rahvast, näed külje pealt, et nagu suht algajad teevad
kas siis selga või õlalihast, nad teevad selliseid harjutusi, mida mina nagu enne maailmameistrivõistluseid ei tee. Et nii spetsiifiliselt juba, hea näide on, et vend tuleb esimest korda jõusaali ja järgmine päev ta treenib trapetsit, õla tagaosa, siis mingit puharalihast ajab taga, teeb mingid kõige spetsiaalsemad harjutusi, vannal ei ole nagu ühtegi lihast, et baasharjutustest on mindud sujuvalt üle selliste vägagi detailide kallale juba nii-öelda, jah? Vägagi detailide kallale. Et toorikud ei ole valmis, aga juba skulptor juba tahub juba detaile või? Nii, aga nüüd, kas me selle lõuatõmbed saame ilusti teha, et... No, lõua tõmbamises sa oled kindlasti ka kibe käsi, selles me ei kahtlegi, tähendab. Seda juba sellel eeldusel, et kaalu sul palju ei ole ja samal ajal sportlik vorm on sul hea. Seda küll jah, et suhteliselt kergeks läheb. Ja kui mul on need kaitseväe üldfüüsilised testid, siis... Sa jalutad vist üle, mul on selline tunne. Mis puudutab kätekõverdusi ja kõhulihas, siis seal on mul olnud aastaid traditsioon, et 100 kordust mõlemaid 2 minuti jooksul, et 100 kätekõverdust, 100 kõhulihast, et kui ma sellise asjaga hakkama ei saa, siis võib öelda juba, et ma olen vanaks jäänud, et aga jah, tavaliselt on see testide aeg kattunud selle võistluseelse ettevalmistusega ja siis kindlasti see kaal on ka kergem ja vastupidavus on suurem. Nii, vinitused kindlasti. Selle käele ka. No hea on teada, et meie nii-öelda kaitsekilp on tugev, et sellised mehed töötavad Eesti kaitseväes, seda on hea tõdeda. Nii ta kipub olema, ega 97 aastal ma jäin ju ka sinu järel, jäin noortes, junioride kategoorias teiseks. Siis mul tekkis mõte, et no mees, aasta pärast sa saad. Aga mis sai, räägi? Aasta pärast ma olin võtnud alla 15 kilo. Tänu millele, täpsustamegi? Kuperjanovi pataljonis sai aastane ajateenistus täpselt. Ja siis... Ja sealt see vahe vist sisse tuligi. See on püsinud siiamaani. Sellest on 13 aastat möödas ja see vahe püsib siiamaani. See on nagu see üks saade, kus kuldne viisik või mis see on, kes aitavad mehi nende hädades. Ja mõned on pool naljaga öelnud, et normaalsest heterust tehakse homo, et sõjaväes oli siis ka normaalsest kulturistist tehti klassikaline kulturist. Aga tegelikult mis nagu mind tookord nagu, no loomulikult tervislikel põhjustel nagu tookord see asi oli, aga ei kibele ma minema, sest ma nägingi täpselt need sõbrad, kes mul kõrvalt läksid sõjaväkke, need kaotsid kõik 10-15 kilogrammi põhimõtteliselt lihaseid, panid lihtsalt hakkama noorte meestena ja see nagu mind nagu ei motiveerinud tol ajal kuidagi nagu seda teed ette võtma. Aga see ei tähenda seda, et sõjavägi ju mõtet osi oleks, ma usun. Absoluutselt. Grammigi sellepärast, et ilmselt kui ei oleks olnud sõjaväge, siis kulturismi koha pealt ma ei ole kindel, et ma nii andekas oleks olnud, et oleks jõudnud ikkagi Otile järgi. Aga klassikalise kulturismi koha pealt seda vastupidavust... Eks ole ka suuresti on see, miks sa oled vist jäänudki püsima, nagu sa algul ka mainisid, et tehti see ala... Su kogemata võtsime kaasa 2005. aastal, kui esimest korda peeti Brasovis Euroopa meistrivõistlused ja üllatust mees, kes kogemata kui turist sai kaasa võetud, sai 3. koha Euroopa meistrivõistlustel. Oli vist see tookord korral nii ju? No, eks on Eesti kulturismis tegelikult ju olnud ka veel küll ja küll selliseid näiteid, kus keegi võetakse kaasa nagu maskotina ja lõpptulemusena see maskotikene võib teha päris hea tulemuse, et ega tookord 2005 keegi ei uskunud küll, et sealt mingi medali moodi asi tuleb, aga tegelikult eks me ise teame, et seal oli isegi hõbemedal vist kusagil üsna lähedal, et seda segadust oli seal palju tookord. No praegu ju tegelikult sa said oma teise pronksmedali, tuletame televaatajate meelde, kes uudise kursis ei ole, sa tõusid kevadel, kui me käisime Euroopa meistrivõistlustel, said sa algselt 4. koha. Eespoolt võeti üks kodanik nüüd dopinguga maha ja sa tõusid 3. kohale, nii et said oma, praegu küll paberi peal oled saanud selle medali, aga ma usun, et kui ma lähen praegu ise Aserbaidžaani oma maailmamängude hõbemedalile järgi, mis lubati mulle seal kaela panna, mitte postiga koju saata, siis sinu puhul tõenäoliselt me teeme samasuguse aktsiooni, et see antakse tõenäoliselt sulle mõnel järgmisel suurvõistlusel pannakse medal kaela. Loodame, et muidugi eks medalil on vahe, aga samas kui sa oled seda teinud nagu iseenda jaoks ja sa tead, et sa vähemalt ausas lahingus said 3. koha, siis loomulikult on sellel medalil iseenda jaoks väga oluline osa ja ta motiveerib kindlasti palju edasi tegutsema ja
pingutama veel rohkem, et ma loodan, et see maailma antidopingu liit ka saab rohkem võimalusi ja on neid kontrolle rohkem. Vaadake särki, mega power, et edevamat särki jõusaali, annab nagu välja mõelda. Et siinkohal tervitused oma emale, kes USA-st saatis mulle sellise särgi. Ma ikka lootsin, et mingi World Gym või mingi siuke mega power, tema arvas, et see on nagu iseloomustab minu tegemisi kõige paremini. Las ta siis olla mega power, et natuke perversne on, aga ega kõik asjad ei peagi alati ilusad olema. Et World Gymiga seoses olen tegelikult USA-s mingi pool aastat treeninud ja elanud World Gymi keti ühes suuremas osariigi, Ohio osariigi saalis treeninud. Ja muidugi see pilt, mis seal avanes, kus olid koos USA põhjaosariikide tšempionid, see oli ikka elamus. Tahad öelda, et see erineb revalspordis toimuvast või? Ma ei ole kindel, et keegi revalspordis 260-ga lamades seeriaid surub. Meil on tugevaid poisse seal küll, Kaido Leesmann ja meil on seal teisi tugevaid mehi veel. 260-ga 6 seeria, see oli 99 aasta, kus Eestis oli veel 160-170. Ilma särgita? Ilma särgita, jah. Et tegemist oli mingi Ameerika jalgpalluriga. Umbes sama teema ilmselt, mis nagu praegune Mr. Olympia Jay Cutler oli juba vist Ameerika jalgpallur alguses. Nii, et nende trenn ja muidugi kehakaal on üsna muljet avaldavad. Nii. Nii, mõned tõmbed veel ja siis anname edasi tuld järgmise harjutusega. Nii, okei. Nii, selg sai oma laksaka kätte tänaseks. Kaugel sellest, oho. Et nüüd on suve tehtud seljale. Tuleb 2 sükust olulist harjutust, mis ma olen viimase hooajaga sisse võtnud. Seljatõmbed pingil ja pullover ka, 2 asja. Pullover on siis ülemineku harjutus rinnale. Ja ega siin väga pikka pidu ei ole, et Antel on suhteliselt suur, kui sa tahad nüüd sama intensiivselt sellega teha, siis ma ei kujuta ette ausalt. Ma tulen siia poole, teisele poole. Mul oli siin üks päev, paar päeva tagasi üks meie Paneme natuke sinne poole, natuke siis on pärast. Meie noorsportlastest üritas muga kaasa teha kõike seda programmi. Ei jõudiksegi täpselt nii kaugele. Kas ta võistlustele tuleb seekorras peale seda trenni? Tuleb, aga tema arusaam intensiivsest trennist oli siiamaani selline puudulik, et seal intensiivsusest oli asi suht kaugel. Nii, siin nüüd on üks selline oluline liigutus, kus ma tõmban selle käe, lükkan, kiigutan ette ja tagasi. Hiljuti me vaatasime ühte Larry Scotti treeningu videot. Larry Scott on siis esimene Mr. Olympia, lihtsalt kes ei tea, siis 65. aastal esimese Mr. Olympia konkursi võitja, täpsustan siin kohal. Ja seal oligi just see, ma panen siia mingi raskuse ette. Ma lükkan selle alt läbi. Jah. Et kindlasti Larry tegi seda siis sellise tehnikaga, ma saan aru, jah? See tõmbega ja tegelikult see tõmme ei ole mulle võõras. Et ma ise olen seda aastaid viljelenud, seda tõmbe osa. Ja seda õpetas mulle kunagi, võib öelda minule siiani üks kõige olulisem treener, Gert Koovit, kes oli omal ajal siis Tartu Ülikoolis, õppis ja vana Sepa saalis oli ta treeneriks. Ja Gert on praegu Inglismaal, eks ole, pikka aega elab ja töötab seal. Kuuldavasti jah, et kindlasti tervitan Gerti ka, et ma usun, et Fitness TV on ju kättesaadav igas maailma nurgas, nii et ma usun, et ei imesta, kui Gert seda videot ka vaatab. Jah, kindlasti, et mäletan juba siis Taavi Koovitit ma ei teadnud, aga Gert rääkis, et ta oli ise tookord üsna jäme. Ütles, et mina ei ole midagi, minu vend on karu, et siis ei osanud nagu midagi halba aimata. Arvasin, et ikka selline suure ja väikese venna teema, et lihtsalt suur vend. Mu suur vend tuleb, eks ole, aga nii ka oli, jah. Aga nii ta oli, jah. No see suur vend on meile siin ka viimasel ajal mitte ainult sulle, vaid lausa ka mulle turja karanud. Ja ega ta õige mees ei ole, et ta vaatab imelikult. Ta vaatab imelikult ja midagi on temas kahtlast.
et ma peaks rääkima selle Igor Volkega. Tema on nende Eesti humanoidide uurija. Sest kiilakas ja kuidagi ma olen kuulnud, et humanoidid pidid ka võrdlemisi atleetlikud olema. Et selle teema me võtame ette, nii et Taavi, põhimõtteliselt sa oled avastatud. See on aja küsimus, kuna me selle tõe paljastame. Aga me teeme siin oma seda humanoidi värki edasi, et läheb see jutu peale seda pauku nagu. Täna sul läheb topelt energia, kui sa tavaliselt saad vaikimisi seda teha, siis me täna muidugi ma ei ole sulle käsku andnud, et sa pead tegemise aeg rääkima, aga õnneks sinu puhul on ka see tõesti, et isegi kui me koos käime sinuga võistlemas ja ühes toas oleme, siis mina olen tavaliselt vait, mina ei räägi. Tegelikult siuke kidakeelne, et peab sinult ikka neid sõnu välja meelitama. Kiskuma, ma ütleksin kiskuma, jah, sest ega tegelikult see, et ma nüüd tavaliselt teles suu lahti teen, see on kõik eelneva selle piinamise ja peksmise tulemus, et ma peaksin ennast normaalselt ekraani ees üleval. Ott on nagu Milli Vanilli, liigutab ainult suud, tegelikult räägib Oti vend Mikk. No ja omavahel öeldes, kui on Mikk on ka pundis, siis oled sina isegi, siis oled sina ka vait. On nii, meil on selliseid kordi on võistlustel, kus saavad 3 jutumeest saavad kokku ja siis 2 on neist vait, sellepärast üks mees räägib ikka rohkem. Nii. Nii. Kuule, ma vaatan, et sul on kas see mõni sinu õpilane, kes seal töös on, täpselt samad harjutused paksult riides ja kuidagi kangesti sama kool. Ei, tema tahab lihtsalt ilus olla. et eks nad teevad järgi, mis nad näevad siin. Ja kõige lollikindlam, Aga muidugi kirbu mõjutusi. Kirp on ka see mees, kes siin paksult ennast riidesse paneb ja müts silmini peas käib ringi. Väga oluline vahe on Kirbul ja sellel mehel. Et eile Kirp oli ja ma tundsin nagu sügavat puudust oma MP3-kesest, pisikesest. Paned punikesed kõrva ja saad olla oma maailmas, et keegi sul kõrval mingi Hakka selle lõpetama treeningu aega või? Ei, mina arvan, et kui järgmine mees, teadaolevalt üks mees on maailmas juba sünnitanud, ma arvan, et Kirp on järgmine vend, kes selle asja ette võtab. Vähemalt need häälitsused olid küll sellised. Pisikesi Kirpe oleks hakanud tulema siit. Miks ma saan treeni ajal rääkida? Pampis on ju sama. Ega seal on kuulid vahepeal nii koos. Pilt hakkab tasku minema, aga räägid. Oi, nüüd teeme rõõmsalt edasi. Keegi ei jää maha, endal on nii, et sureks ära, et tegelikult see. Nii, et sa oled harjunud tegelikult sellega, et see tänane meie vestlus ei ole tegelikult midagi, ütleme siis eripäras. No jah, ütleme jõusaalis tegelikult kui ma üksinda treenin, siis tõsi ta on, et üksinda ei räägi, et vahel on mul need klapid peas just selleks, et maksimaalselt kontsentreeruda. Kuulad seal oma erinevaid lugusid, et kui keegi kuuleks mu seda muusikavalikut, siis ilmselt oleks mingi Tallinna Paldiski maantee rida, et kord on Rammstein, siis tuleb otsa Vivaldi, siis tuleb Nightwish, siis tuleb kohe otsa näiteks. Oli see ka mingisugune vihje võib-olla sinu, ütleme siis labiilsest närvisüsteemist, kes sa tahad nagu seinast seina, ütleme, käib? Suht närvihaige olen, et närvihaige eriti hästi on seda näha enne suurvõistluseid, nagu me teame, et kes on olnud koos, aga ma ütlen, et seal on ka väga selge põhjused, miks see asi nii on ja tõsi ta on, et ega ma olen pigem näinud väga vähe selliseid normaalseid ja rahulikke kulturiste enne võistlusi, et kuigi nagu ma ütlengi, et enne see püüe on ka ikkagi sinna, et võistluspäeval ja võistlusaeg peaks enesetunne olema maksimaalselt hea. Viimane selline rahulik ja rõõmsameelne võistleja, keda ma klassikas nägin, paraku dopingukontrollist põrus, et paraku jah, nii ta on, et kui sul on ikkagi kumm tühi ja sa oled endast andnud 100%, see ei ole lihtsalt võimalik, et sa väga õnnelikult ringi käiksid. No, küll peab tunnistama, et peale kaalumise protseduuri see pilt läheb palju rõõmsamaks. Kui sa ikka korra saad tegelikult ju kõhu nagu täis süüa, siis on juba pilt teine juba. Aga ega enne Eesti meistrivõistlusid see aeg jääb seal üle väikeseks. Tähendab, et me ei näe sind rõõmsana laval, tahad sa vihjata sellele või? Ma arvan, seda rõõmu ikka tuleb kuskilt, et pigistame selle rõõmu välja. Nüüd ma ei tea, kas sa pead pikali viskama. Koos minuga heidame. Me oleme muide Otiga ühes voodis maganud koos, et kui keegi... Pea nüüd kõike laduma lagedale. Küsib ise enda käest, et ei tea, kas need mehed on omad. Muidugi oleme omad. Ei ole. Külvame segadust, et tegelikult veebruaris minulgi pisipoeg tulekul ja Suitsu katteks sa võid ju kõiksugu pulli teha. Ja peab igal homol olema vähemalt üks laps.
ei, tegelikult seda homokultuuri on jah, kuidagi väga paljud on nagu vedanud nagu paralleeli, et ahah, kulturist ja järelikult homo. Aga see homode teema on võetud ikkagi kas totaalselt paksude või siis hästi peenikeste vendade poolt üles, et Järgmine harjutus pullover. Pullover, jah. Hästi universaalne harjutus ja seda ma olen nüüd ka rõõmuga teinud tõesti iga päev. Et raskuseks on siis 51 kilo. ja veab üles. Siin on siis kindlasti küünarnukid võimalikult laiali hoida ja puusad all. Venitab päris hästi. Siin on juba tunda, et loksud käivad. Kui hea. Nii. Siin on natukene pikemat pausi vaja, aga väga lõdvalt ei saa. No selg saab sul selgelt nüüd rohkem harjutusi küll, see on vist teadlikult ka, sest oma varasemates intervjuudes läbi foorumi vahenduse me oleme ka rääkinud, et sa paned see aasta erilist rõhku seljalihastele. Ma vaatasin videomaterjali, mis oli kevadine võistlushooaeg ja ise ma uskusin siiralt, et mul on selg paremaks näinud, aga kui ma võrdlesin eelmise aasta sügise vormiga, siis sellist teravust ei puudu. Et teravuse kohta mul oma teooria välja kujunud. Kui jalalihaste puhul see sama ploki ette lükkamine ja taha tõmbamine, et selle maratoni tulemusena see jalg läheb reaalselt teravaks, siis miks ei võiks selg teravamaks minna, et kui ma ei proovi, siis ma ei saagi teada. Eelmine aasta oli selg parem ja ma tean täpselt, et ma tegin ka siis neid tõmbeid ja pulloveri rohkem. Nii et ega siin midagi väga sellist kerget ei ole. Korraks tõuseb püsti ja siis jälle jätkad seal, kus pooleli jäi, et ega midagi, anname tuld jälle. Pausid on, tõsid on, need on tõesti minimaalsed, võib-olla siin paarkümmend sekundit, kui lähed järgmise seeria juurde. Konkurent ei maga. Raudpolt, ma arvan. Jurok ei maga, Viska ei maga, kes sul need seal veel on? Kell on see. Tegelikult on Jurok sinna paigutanud kaamera ja lutikad on igal pool. Ma ei julge isegi riideid vahetada, sellepärast, et Raudpolt on tal riideruumis, on tal ka kaamera üleval. Natukene jama. Tõmba see jalaga lähemale, ma hoian teist seda peal. Panen siia jala peale. Nii, ma teen selle ühe seeria veel, siis läheb edasi. Tõmme kõige raskem töö on tehtud. Üks. Läheb. Vaikselt viskab pea nagu niimoodi korraks uduseks, aga eks see käib asja juurde. Et ei ole nagu väga. Nii, pane mis selle pihiga tagasi, sest eks ole. Tõstab ka bodipamp õhtul. Nii, seljanurk peaks olema enam-vähem õige. Et siin siis arvestada rinna ülaosa puhul selle nurgaga. Mina tean, et see optimaalne on sinu arvates, kas ta, no see ongi nagu sa panid, see on tõenäoliselt üks 45 ongi. Siis ma arvestan sellega, et mu selg ei ole täielikult vastas. Mul on selg kindlasti natukene kaares. Ja see mõjutab. Nurk on nagu väiksem tegelikkuses, ütleme siis nii, et mitte teha liiga kõrge nurgaga. Ta võiks olla natukene madalam. Aga ma just selle osaga arvestan, et sa teed nagu väikse vibu, ütleme siis niimoodi siia peale. Ilmselt see tuleb ikkagi sisse. Nii, ja tuld või? Panen siia nüüd selle servaga valmis. Esimese hooga ma nüüd. No surumine on olnud ka sinu tegelikult üks tugev ala, nagu ma ütlengi, kui me rääksime siin juunioride east, tegelikult maksimum, sul ühekordne maksimum, seda sa oled ka teima tean ja see on palju. Võt siin ongi nagu see, et nii-öelda vana avantse stiilis, kus
Marek Kalmus oli kõrvalseisjaks ja 2 korda on elus läinud 197,5 ilma mingi kummisärgita, et ma ei oska sellest särgist midagi arvata. Aga ta ei läinud nagu selles suhtes puhtalt võistlusmäärustiku järgi, vaid ikkagi puusad tõusid maast üles. Aga täiesti iseseisvalt tõstsin kangi peale, lasin alla, surusin üles ja panin kangiga tagasi, ilma kõrvalise abita. Nii et 2 korda on läinud 197,5. 200 on läinud niimoodi, et parem käsi jäi näts kõveraks. Ei läinud enam lõpuni sirgeks. Mina seda nagu 200 ei lugenud, et ikkagi lõppasend peaks jääma mõlemad käed sirgeks. 170 on küll läinud võistlustel puhtalt mingi 3-4 aastat tagasi, aga siis ma kaalusin ka 90 kilo, praegu olen 82, 81 pool. Sa oled ka tugev korduste peale suru ja ma tean neid võistlusi, kus me oleme teinud korduste peale surumise ja seal on sul 50 kiloga on sul rekord palju. Aga Ott, tule nüüd sealt kaudu siia poole. Et 50 kilose kangiga sai 101 kordust. Aga see tähendab seda, et ega jõusaalis selliseid asju ette ei võta, et isegi siin minu treeningu puhul sellel ei ole nagu väga suurt mõtet, aga siin ongi just see võitleja hinged. Kindlasti selle siit kuidagi nüüd nii, et kas sa tahad läbi selle võtta või võtame eest? Kindlasti jõudu oleks väga paljudel 100 korda suruda, aga ei ole seda võib-olla seda võistlustahet ja ei ole vastupidavust. See sama jooksmise ja stepperi osa, mis on minu jaoks suht oluline. Panen jalad siia, siis on selg on maksimaalselt ilusti pingi peal, et kõige mugavam asend, selle ma siin leiutasin. Siin on nüüd 27,5, mis on soojendusteks suht selline mõnus. Kangid need hantlid alla ja ülesse lükkad need hantlid niimoodi kokku. See on jällegi Gert Kooviti õpetussõnade järgi, et see rinna ülaosa töötab natukene paremini. Et erinevalt siis kangiga surumisest on siin võimalus. Tegelikult teed 2 asja praktiliselt ühes harjutuses koos, see on siis lamades surumine, ütleme kaldpinnal surumine ja lendamine, tegelikult lõppasend on nagu lendamise pool, eks ole? Ja, see on selline universaal harjutus, aga ta toimib jällegi võrdlemisi hästi, et ei ole mind siiani alt vedanud ja ka rinnaosa olen siis tänu nendele pulloveridele võib-olla saanud paremasse vormi kui viimastel võistlustel. Nii, ma panen need maha. Eks see? Nii, eks see? Ketiga ring on natukene komplitseeritud, jah. Aga mis sa tahad järgmiseks? Nii. Ega meil siin need raskused on siin saalis ikkased üsna karmid väikeste meeste kohta, et kusagil Revalis vennad teevad, 100-kilosed vennad teevad suurte antlitega, aga seda sama harjutus näiteks on ju Ivo Pärle, mis ta meil on 74-75 kilo või on teinud seda sama harjutust 51 kiloste suurte antlitega kaldpinki, et need numbrid on ikkagi võrdlemisi suured, et siin konkurentsis ellu jääda, mitte enda mainet kuidagi moodi kahjustada, siis ikkagi ka õigem oleks teha natuke suuremate raskustega. See on muidugi jutustamise peale läinud jälle seda auru välja, et see intensiivsus peaks olema, ma ise ennast praegu peksan tagant, et nii, siis võtame just. Nii, rööbaspuude ring on siin. Jah, rööbaspuudega siis ma lähen üle rinnalt triitsepsile. Suurus järjekorras jällegi. Seljalt ma läksin üle pulloveriga rinnale. Rinna pealt lähen üle rööbaspuudega triitsepsile. Natukene lõdvestust. Ja midagi läheb edasi. Et puhata on hea, aga puhkame pärast. Sest ega Jüri ei puhka, Abrossimov ei puhka, Ott teeskleb, et ta puhkab, aga ma olen üsna kindel, et Ott pani endale need teleturult reklaamitud tiivakestega need klemmid ja see on tal särgi all ja töö käib tegelikult. Nii. Või ära räägi. Kunagi ma lollitasin ühte teenagerit, tütarlast, ütlesin, et ega ei olegi vaja kindlasti seda kallist nabaklemmi endale, et piisab ka tavalisest triikrauast.
kuidas, siis ma olin triikraua peale ka, võbistasin oma rinda, ütlesin, näed, töötab, et siin on see voolusagedus ja kõik, et nüüd ei ole voolugi vaja. Jumal, mis siis lahti läks, et ja see tüdruk on tänapäeval tippsportlane? Ei, kahjuks mitte. Ta sai mingi aeg sellest pettusest aru, et siis ta ei olnud enam minu sõber. Okei, teeme edasi, aga siin on hea. Kui palju me nüüd tõsiselt saaks võtta seda treeningut, kui sa siin räägid juba ära sellised pettuseskeemid, kuidas sa inimesi alt vead, siis mis me siis räägime siis treeningust? Ei, no treenist on ka ikka vaja natukene rääkida, et see on ka suht oluline. Kuigi jah, minu võistluseelse ettevalmistuse põhiosa on ikkagi toitumisel või siis selle toitumise puudumisel. Aga noh, sellel teemal ma olen siin ikka aeg-ajalt sõna võtnud ja külvanud segadust nii vanemate kui algajate seas ja väga ei taha seda väga enam käsitleda, et teoorias on paljud asjad meil ühtemoodi, aga praktikas on teistmoodi. Et kui ma seal 2005 aastal veel võistlesin, siis mis toitumist puudutab, siis kindlasti mul see dieetprogramm oli üks. Aga ma ei osanud siis nagu uneski ette näha, et ma juba pärast seda 6 hooaega järjest ette võtan, et 6 aastat, 12 hooaega. Et lihtsalt sellise intensiivsusega need toitumise nõuded muutuvad ja lähevad järjest karmimaks. Et ilmselt kui... Eelkõige vist tingib seda ka see sama kaal üks asi ja teine asi ikkagi see nõuded võistlejatele. Kui pildis saad olla, siis tuleb pigistada. Et oleks see Eesti võistlus ainukene, siis ilmselt enamus Eesti koondisest võtaks neid Eesti meistrikaid palju võib-olla kergemalt ja nii mõnigi mees saaks karistada. Nagu on saanud mõnigi mees karistada. Neid näiteid ei ole vaja väga kaugelt otsida. Ja. Et kindlasti Eesti võistlusi ei tasu alahinnata. Eesti konkurents on läinud aasta-aastalt järjest tugevamaks. Lähen praegu teile joogipausi. Et külmav vesi. Ja siis jätkame edasi triitsepsi, biitsepsi, õla ja kõhuga, aga need võtavad vähem aega. Ma võtan juba need lindid endal käe küljest ära. Võib-olla biitsepsi harjutuseks panen tagasi. Aga ma võtan tervist! Tere jõudu! Egle on siin ja on Kätlin. Kuidas nii sobib? Spordiklubis ja komm suus. Nad söövad kogu aeg kommi, sefiiri söövad ja torti. Aga Kätlin, ma võtan siit ühe tavalise vee ja pärast siis arveldame. Aga ei hakka mingi alandama mind või midagi, eks ju.